tore, et me täna siin niiviisi istume, et tegelikult kohtasin sind paar päeva tagasi ja väga huvitav vestlus oli. Oli. Ja nii tore, et nüüd saame seda täna jagada ka laiema publikuga, meie kuulajatega, et aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Et nii palju, kui ma nüüd natuke sinu kohta tean, et tegelikult sa oled üldse tegus nii-öelda igapäevaelus krüptomaailmas, aga teine selline hingeasi on siis sinule müstikakool. Et see müstikakoolist me täna siis tegelikult räägime nagu põhiliselt, on ju? Jah, krüptost on juba päris palju räägitud ka. Ja, väga põnev, väga põnev. Aga räägi natuke nüüd meie kuulajatele enda taustast. Professionaalse elu olen sättinud siis niimoodi, et infotehnoloogias olin päris pikalt ja siis 2013 kandis avastasin krüptorahatehnoloogiad ja siis liikusin finantstehnoloogiate peale ja sai krüptorahaliit loodud ja palju sellist teadlikkuse ja siis rahandusteadlikkuse ja tehnoloogiateadlikkuse tööd tehtud ja paar raamatut kirjutatud ja tänaseni töötan siis ka selles valdkonnas, arendame ühte väga huvitavat täiesti uut rahasüsteemi ja rahaplatvormi, mis on siis kinnisvaraga seotud ja tagatud, et selline stabiilne rahaplatvorm, mis on inflatsiooni eest kaitstud ja manipulatsioonide eest kaitstud. Aga siis paralleelselt on mul alati olnud, varem oli lihtsalt teadmine, täna on ka, see on asendunud igapäevase maagia kogemusega, aga oli teadmine, et tegelikult see maailm on kuidagi midagi palju suuremat ja laiemat, kui me füüsiliselt nagu oma silmadega näeme ja kehaga tunneme oma viiemeelega. Ja siis mingi hetk nagu tekkis rohkem uudishimu ja huvi selle vastu ja hakkasin sügavamaid küsimusi küsima, millele ma religioonidest vastused ei saanud, sellistest nagu Eesti vaimsetest kogukondadest ka vastused ei saanud. Ja siis ristusid mu sellise enesearengu poole teed siis kõigepealt transpersonaalse psühholoogia kooliga, kus ma tegin siis esimesi samme oma sisemaailma avastamiseks ja iseenda ja teistest nagu siuke psühholoogia nagu poole pealt ja teraapia ja hüpnoteraapia ja kogu see teema, et võtsin ennast seal suht tükkideks ja lappasin teistmoodi kokku tagasi ja väga, väga huvitav kihvt oli. Aga see on ikkagi päris see, mis ma otsisin, et ikkagi küsimused jäid mingid ja ta oli väga abiks, ta oli nagu omal ajal mingi protsess oma koha peal, aga endiselt oli nagu ikkagi see, kuidas öelda, tunnetus oli või nagu see teadmine, tunnetust veel ei olnud, aga teadmine oli teistsugune, või oli midagi palju rohkemat, kui ma nagu õppisin selle kooli käigus. Ja uudishimu jäi ja kasvas ja siis mingi hetk tekkis võimalus osaleda ühes töötoas, milleks on siis Empower Thyself ja koos initsieerimisega ja seal kõrval olid veel mõned väiksemad klassid ja ka eluaktivatsiooni sessiooni tegin siis ära. See toimus siis nüüd aasta 2018 oli ja seal oli nagu kohe oli selline tunne, et seal võib midagi olla, et see on nagu midagi tummisemat, midagi sügavamat, midagi praktilisemat. Ja minu jaoks oligi hästi oluline ka see, et ma olen alati nagu sükene otsin nagu sellist praktilisust või maandust ka, et krüptorahandus on ka mind õpetanud ja üldse infotehnoloogia ja ikkagi olema nagu selline terve mõistusega skeptik, et ikkagi küsima nagu ka ebamugavaid küsimusi ja ma olen oma natuurilt ka selline, kes toob hästi nagu kiiresti tõe lauale ja küsib ka, juhib tähelepanu sinna, kuhu vahel ei ole juhitud, et sellised nagu ebamugavaid küsimusi küsib. Ja see huvi ja see skeptisism on minus nagu hästi olemas ja sellepärast
mind nagu siuksed liiga nunnud ja roosad kontseptsioonid ei köida, noh, vahel harva neid võib nagu vaadata on ja kogeda natukene, et need on siuksed lihtsalt korraks nagu vibratsiooni tõstmiseks võib-olla head, aga jätkusuutlikku nagu sellist sügavat muutust ma nendega kogenud ei ole. Ja siis ma otsisingi mingit sellist midagi sügavat, midagi tummisemat ja praktilisemat. Ja siis, kui ma avastasin selle töötoa, mis siis see Empower the Self, mis siis Eestis Jani tegi seda, minu tänane siis giid, siis kogu see klass oli hästi sükene müstiline ja huvitav. Ja esimesest hetkest ma mäletan, kui ma läksin sinna, siis ma kohe tajusin seda mingisugust seletamatut sükest iidset nagu energiat seal, et midagi müstilist ja midagi huvitavat ja võimast oli seal nagu, mida ma ei osanud seletada, aga sükene mingi süke koht oli seal olemas. Ja siis ma tegin endaga kokkuleppe, et ma käin selle nagu protsessi läbi, vaatan, kuidas on ja siis tulemuste pealt otsustan. Et see on ka sükene hästi nagu mõistlik lähenemine. Ja kogu see töötuba ja kõik oli hästi kihvt ja fun ja huvitav, hästi palju nagu sellist intellektuaalset infot oli seal ja kogemusi, praktikaid, kõik oli kihvt. Aga ma ei mäleta, et ma otseselt nagu, et mingit hullu nagu vau oleks olnud, et kui see nagu klass läbi sai, siis ma tegin endaga kokkuleppe, et kui see nüüd oli see, mis ma otsisin, siis peab mingi shift käima, midagi muutuma. Kui ei olnud, siis ta oli lihtsalt nagu äge kogemus ja palju teadmisi ja noh, tõesti mingid täiesti teistsugused kontseptsioonid, kuidas maailm meie ümber töötab ja no mitte täiesti, aga noh, ikkagi mingid asjad olid ikka päris uued. Aga väga palju ka kinnitusi, mida ma ise juba kuskilt lugenud või teadnud olin. Ja siis ma andsin nendele praktikatele 2 nädalat aega, tegin endaga kokkuleppe ja siis noh, umbes täpselt 2 nädala pärast käis see shift ära, mida ma ootasin. Ja mis oli nagu kinnituseks ja noh, sealt hakkas mu elu nagu mingi hoopis teises võtmes edasi liikuma ja voolama ja mu tunnetus avanes, kehatunnetus, hakkasin maailma teistmoodi tajuma, meeled läksid rohkem lahti, kohe lõpetasin, ma ei saa öelda, et lõpetasin, aga hakkasin siis suhkrutarbimist jälgima, alkoholi ja tubakaga lõpetasin kohe ära, igasugused muud hajaskat asjad, kõik nagu enam ei olnud vaja nagu. Et noh, tänaseks ongi kogenud selliseid, olen kogenud selliseid seisundeid täiesti ilma mingisuguste aineteta, mis on nagu noh, mastaabi võrra võimsamad kui ükski hajaska trip või mingisugune taim või keemia meid viia saab. Ja noh, seal on oma põhjused ka taga, miks see nii on, et me tegelikult oleme galaktilised olendid ja ükski maine asi ei saa meid nii kõrgele viia, kui me seda ise suudame. Issand, oota, nii põnev, ma pean sind korra takistama, sellepärast, et muidu ma enam ei mäleta seda algust. Aga mulle üldse väga meeldib see, ma tegelikult peegeldasin seda ka meie lõuna ajal seal Oasises, et nii äge on see, et siuke praktiline ja vaimne maailm on tulnud kokku. Et minu jaoks on see nii oluline, mulle väga meeldib see, kuidas ma tunnen ka, et sinus on need mõlemad maailmad nagu olemas ja nagu kuidagi väga heal nagu tasemel on ju, et see tasakaal on kuidagi hästi mõnus nagu tunnetatav, et samas saad väga hästi toimetad selles materiaalses maailmas, aga samas on vaim ka seal, kogu see müstika ja maagia on ka seal kõrval olemas, on ju. Et need ei pea absoluutselt olema üksteisest nagu välistavad. Just. On ju. Aga mul on siuke tunne, et ma tahaks sinuga veel seda hästi põnev, et sa tegeled uue projektiga, kui me nüüd räägime sellest maisest materiaalsest poolest. Et see uus projekt, et see stabiilne, kuidas sa nimetasid, stabiilne raha? No uus stabiilne raha, krüptoraha. Ja krüptojaga just see, mis sa ütlesid kinnisvaraga arendate, et tundub väga põnev projekt. On. Ja. Palju teha ja sellest
võidaks, noh, kui see korralikult tööle saab, siis sellest võidab igaüks väga palju. Et see on ja täiesti uut moodi siis raha loodud. Kas te täna veel olete niisuguses arendamise faasis, et Jaa, meil täna on see juriidiline taust ja kõik see struktuur on nagu paigas, tehnoloogia pilt on ka selge, kuidas teha, et me täna just olemegi, kaasame siis, close ime nagu viimast investeeringute ringi ja siis tuleme sellega nüüd 2-3 kuu jooksul avalikult välja. Väga põnev, see aasta veel. Jah. No jõudu sinnapoole. Äkki siis teeme aasta lõpus või uue aasta alguses selle teemal ka väikse istumise. Aga nüüd mul tekkis küsimus, et selline küsimine sinu sees on ja kas sa mäletad, kas see on kogu aeg nii olnud, sest ma kuulen, on ju, sa olid seal infotehnoloogias ja finantsis ja siis nüüd jõudsid krüptosse, on ju, et selline teekond. Aga kas see küsimuste küsimine või see tunne, et siin elus on midagi veel, kas sa mäletad, kas see algas kuskilt või see on sul kuidagi väiksest peale kaasas käinud või on sellel mingi nagu alguspunkt või kust see hakkas? Ja väiksest peale ma ei mäleta, et mul oleks midagi sükest. Aga võib-olla alguspunktiks ja ma loeks seda, et kui minuni kätte sattus Secreti raamat ja film, mis on tegelikult väga, ma kujutan ette väga paljude maailmas inimeste nagu selliseks ühtepidi äratajaks olnud, ta on väga võimas ärataja olnud, aga teistpidi ta tegelikult kogu see Secreti kontseptsioon on väga poolik, et ta on hästi, hästi natukene ainult annab. Aga samas ta on nagu niimoodi ilusti lahti kirjutatud ja tõesti selliseks võib-olla paljudele heaks hüppelauaks, juhul kui sinna kinni ei jää. No see on hea alguspunkt, mina tegelikult ütleks. Et minu jaoks oli ka see selline nagu esimene suurem vau võib-olla, et kuidas universum meie ümber töötab. Ja siis ma mäletan, ma testisin ühte, ma olin selle Secreti just nagu hiljuti läbi kuidagi või ei olnudki hiljuti, aga ühesõnaga oli see nagu, mõte oli testida, skeptik nagu ma olen. Ja siis ma mäletan, see esimene test oli niimoodi, et ma sõitsin maale ja ma viskasin üles taotluse, et nüüd kui ma maalt tagasi tulen, siis tuleb üks hääletaja peale. Ja see oli, ma ei tea, mis ta siis 15 aastat tagasi või hääletamine nii popp enam ei olnud, kui värskel Eesti ajal on. Ja siis tulin maalt tagasi täiesti mingil 2-3 tundi hiljem, kui ma üldse arvasin, juba mingi enam-vähem pime oli õues ja ma olin selle asja täiesti ära unustanud. Ja siis äkki täiesti lambist suvalise koha peal nagu üks mingi tüüp viskab käpa püsti. Võtan peale ise nagu hirnun sisimas täiega, et mis asja, mis see nüüd oli, on ju. Et väga tugev kinnitus selleni, et suvalise koha pealt viskasin nagu taotluse ülesse ja kuidas universum kohe vastas ja peegeldas ja kohe selle reaalsuseks tegi. Need on nii ägedad momendid, ma nii armastan neid. Ja need on üha rohkem, mida rohkem nagu selliseid asju teha, siis tuleb, et see on ikka väga äge, kuidas asjad töötavad. Aga see oli siis juba 15 aastat tagasi või? Jah. Vau. Ja siis sealt ma hakkasin rohkem huvi tundma, kuidas inimesed toimivad ja kuidas universum meie ümber töötab ja et see Secreti film ja raamat, see tegelikult, nagu ma ütlesin, ta töötab tegelikult 1 või 2 nagu sellise printsipaalse nagu seadusega, mis on siis law of attraction või correspondence või oleneb nagu, mis nurga alt seda vaadata. Aga ja all is mind ka, et me kõik loome oma meele ja mõtetega. Et ta nagu töötab nendega, aga tegelikult on meil kokku 7 sellist huvitavat seadust, kuidas universum töötab. Nendeni me jõuame. Neid tahaks väga kuulda. Eelmine kord ei jõudnud nendest rääkida, mõtlesin, et jätame siia podcasti selle. Aga kuidas see Secret sinuni jõudis? Kas sa kuidagi nagu ise läksid selleni või see kuidagi tuli sinu ellu või kuidas? Ma mäletan, et keegi soovitas, aga ma ei mäleta, kes.
okei. aga ilmselt noh, ikkagi ja küsimused olid ja ta jõudis ise kuidagi või jah, jõudis minuni kuidagi. Ja siis mingi hetk mõtlesid, et tahad minna edasi uurima ja siis läksid sinna... Ja siis ma uurisin üldse seda nagu inimesi, kuidas inimesed töötavad ja hüpnoteraapia ja vaatasin erinevaid YouTube, uurisin sealt ja kuni ma siis sattusin sellesse kooli kuidagi ja aga ma mäletan seda esimest hetke, mul on nagu ongi siuke hästi kihvt võrdlusmoment on, et ma mäletan esimest hetke, kui ma astusin sellesse transpersonaalse psühholoogia kooli, siis Jure Pentšovski kool, astusin sinna ruumi sisse ja oli kohe nagu see teadmine, et okei, see on nagu kihvt ja äge, aga see ei ole ikka päris see. Aga noh, ma tegin endaga nagu kokkuleppe, et ma käin selle läbi ja see on igatpidi nagu kindlasti viib mind kuidagi edasi. Versus see, kui ma astusin siis esimest korda müstikakooli, mitte sellesse esimesse, vaid siis teise klassi, mis oli juba Healers Academy Torontos. Seal oli tõesti nagu see, et noh, mingi 50 inimest üle maailma kokku tulnud või 70 inimest, suur korraldusmeeskond, väga professionaalne, samal ajal kõik nagu, noh, täielik siuke Harry Potteri kool, nagu erinevad selgeltnägijad, tunnetajad, tajujad, nagu igasugu tegelasi oli seal koos ja sellised noh, juriste ja arste ja sellised tavainimesi ka, et siuke nagu kihvt nagu kompott ja aga see ka, see nagu iidsed traditsioonid ja see energia seal ja seal oli kohe, astusin sisse ja nüüd ma olen kodus, nagu nüüd ma olen midagi sellist leidnud. Et see oli väga kihvt tunne ja et ja siis sealt oleks jah, päris kiiresti edasi. Aga kaua see transpersonaalne psühholoogia õppe kestab? See oli vist 4 aastat. Päris pikalt. Sa olid kõik 4 aastat, siis tegid selle kaasa? Okei. Aga kas töötasid ka? Ja ikka need asjad ka töötavad, aga noh, täna mul on palju vägevamad asjad. Aga ma mõtlen, kas sa muidu ise ka tegid inimestega tööd või tegid ainult iseendaga? Tegin küll, aga seal on see väga suur erinevus, et kõiksugu teraapiad, olgu siis konstellatsioon või hüpnoteraapia või hingamised, no okei, hingamine võib-olla nii väga ei ole, aga erinevad teraapiad, nendel on ikkagi see meele osakaal kogu protsessist on päris suur aga noh, lõpuks on kõik taandub energiani, lõpuks on kõik energia erinevates dimensioonides, erinevate jõududega seotud ja erinevates siis sagedustes ja tasanditel, materiaalses kui nagu kõrgemas tasandil. Ja nüüd on ja kui me töötame nagu millegagi, siis jah, see on ikkagi nagu energia. Et küsimus on see, et kas me selle energia vahepeal toome nagu siia omale meelde, üritame sellest aru saada, ratsionaliseerime ära, analüüsime, kasutame igasugu kõikvõimalikke tööriistu, meeletööriistu. Ja siin on hästi suur oht igasuguseid segajaid ja igasugu nagu muud sellised stuffi, mis segab ja selle kogu protsessi pikemaks teeb. Et sellele on väga palju ruumi siin. Ja siis me lahendame selle meele abil, koostööl lahendame selle energiaprobleemi lõpuks ära. Versus siis see lähenemine, kus sul on see energia, mingisugune asi, mis tuleb nagu kas lahti lasta või korda teha või transformeerida, läheneme ka energeetilise tööriistaga, mis ei too meid siia meelde, ei too siia analüüsi, tõlgendamisse, ei pane meid kuidagi sõnadega kasti, vaid võtab puhtalt selle ruumi, vaatab, mis on energeetiliselt, mis on ebakõlas ja võtab mingi tööriista juurde ja lahendab selle ebakõla ära ja ülejäänud kõik juba toimib loomulikult, naturaalselt, et ei ole siia meele sekkumist üldse vaja. Ja noh, kui vaadatagi probleemi ja eesmärki, kui see probleem on selle probleemi lahendamine, et kuidas sinna jõuda seda protsessi, siis energiale, otse energiaga lähenedes on nagu 10 korda efektiivsem ja noh, seal on tulemused näha. Et see on sellepärast ma nagu sellist, vahel on nagu hea ka lihtsalt uute perspektiivide avamiseks ja võib-olla nagu ego ja meele nagu arusaamiseks või tõlgendamiseks või noh, mingite uute väravate avamiseks on muidugi vaja ka seda osa.
aga tihti jah, kui on nagu lahendust vaja, siis kõige efektiivsem viis on minu kogemusel küll nagu mul on hea näide ka, et ma ühte oma väga sügavat sellist sisemist nagu blokeeringut lahkasin terve selle 4-aastasel koolis erinevate tehnikatega ja ei saanud lahendatud. Igast tasandist kõike sai tehtud, proovitud ja siis kuni ma läksin ühe nagu selgeltnägija juurde, kes pani mulle kristallid peale ja 45 minutiga selle käigus ma lihtsalt tundsin, kuidas midagi kukkus nagu küljest ära auralt ja midagi vabanes ja peale seda oli see asi korras. Aga kuidas sina näed, ma ütlen, et minu selline kogemus on olnud siiamaani, on olnud selline, et ma ise tegelikult hiljuti just, mina ju tegelikult olen pereterapeut ja coach, kes tegeleb väga palju inimese mõtetega, on ju, tänaseks hüpnoterapeut ka, aga samas ka meditatsiooniõpetaja, minu jaoks meditatsioon on natuke selline, mis tegelikult liigutab energiaid, on ju, see on nagu Osho aktiivsed meditatsioonid ka, et see on nagu eriti süke tugevalt lööb liikuma, on ju. Et ma olen ka aru saanud, et see toimatas nagu täiesti teistmoodi, on ju, muidu ma enda kogemuse pealt ma varem ise käisin ka teraapiates, on ju, enne kui ma nüüd siis ise terapeudiks sain. Aga ma nagu kuskil, ma ei tea, ma tahaks sinu arvamust teada selle koha pealt, et kas sa näed, kuidas sa täna tagasi mõtled, et kas see 4 aastat näiteks oli vajalik protsess, kas sa arvad, et kui sa oleks 4 aastat varem nii-öelda jõudnud või ma ei tea, kui mitu aastat varem sellesse müstikakooli, et kas sa oleks olnud selleks nagu valmis? Ja et inimesed üldse, et selle energiamaailm, et kas sul peab olema mingi valmisolek või nagu sa võid lihtsalt... Selle müstikakooli jaoks mitte, et kõige parem valmisolek on, kui see on kuidagi sinuni jõudnud, siis sa oled valmis. Täpselt samamoodi oli see minu puhul. Aga loomulikult see 4 aastat ei ole üldse mööda külgi maha jooksnud, et ma täna olen ikkagi müstikakooli jaoks ka palju rohkem valmis, aga see on tegelikult müstikakooli need tehnikad ja need asjad, inimene, kes sinna jõuab, ta on alati valmis, lihtsalt küsimus on, kui kiiresti ta selles protsessis saab edasi liikuda. Et kui ma võin olla täiesti müstikakooli teekonna mõttes, seal saab igaüks nagu endale sellise teekonna valida. Ma võin olla teekonna mõttes sama kaugel, kui ma täna olen siis ilma selle 4-aastase selle hüpnoteraapia koolita või koos sellega, aga lihtsalt ma olen 4 aastaga keskmisest palju kiiremini müstikakoolis liikunud. Et ma võisin liikuda palju aeglasemalt, kui mul oleks seda nagu inimestega töötamise ja iseendaga töötamise nagu tugevat pinnast all. Aga mul oli see all ja siis ma läksin nagu päris progressiivselt müstikakooliga edasi. Et ma tegin 4 aastaga selle, mis võib-olla mõned teevad 8 aastaga. Just. Ma ise ka tunnen, et see on selline oluline koht või vähemasti enda kogemusest, et ma arvan, et inimesed ikkagi jõuavad õigel ajal nagu õigesse kohta ja ma nagu enda peale mõeldes, mulle tundub, et mina näiteks ei olnud kunagi valmis seda energiamaailma üldse nagu nii-öelda, mul ei olnud avatust võib-olla selleni. Ma olen ka hästi ratsionaalne kuidagi peas kinni on ja, et mul oli enne vaja see nii-öelda mind lahti crackida või sellest nagu aru saada ja siis liikuda, see maailm on, see energia ja kõik muu kehamaailm on hoopis teine kui see mõttemaailm on ja, või mis hoopis teine, kõik on nagu keha suhteline on ja, aga selles mõttes jah, et ma ikkagi ütleks, et minul oli see süke nagu teekond sinna. Jaa, ta ongi alati teekond, et tahtsin veel seda öelda, et kooli mõttes on siis müstikakool on tegelikult midagi täiesti teistsugust. Et ta ei ole selline nagu traditsionaalne kool või mingis mõttes ta on tegelikult kõige traditsionaalsem kool üldse võib-olla. Kõik see liiniõpetus ja liinistruktuur ja 3000 aastat ajalugu seal taga ja kogu see asi teeb temast nagu ikkagi väga traditsionaalsema kooli üldse maailmas võib-olla. Aga see õppe nagu metoodika ja kuidas asju edasi antakse, kuidas teadmisi edasi antakse, see on tehtud niimoodi, et sa ei lähe sinna niimoodi, et ma nüüd lähen mingi 4-aastase nagu õppeprojekti teen seal, nagu ongi mingi
klassid on ju, vaid seal on niimoodi, et seal on siis töötoad, sellised 2-5 päeva pikkused, kus avatakse hästi palju, kus tehakse väga intensiivset tööd, õpitakse, midagi on meelele, palju rohkem on kehale, vaimule ja hingele ja tööriistad ja initseerimine ka osades klassides ja siis avatakse selline potentsiaal, aga siis tuleb ikkagi koju minna, tööriistad kaasa võtta ja ise see töö ära teha, ehk siis selle potentsiaalile nagu nii-öelda järgi ennast töötada. Ja see tekitab siis selle efekti, kus tegelikult inimene see olemata sellest, mida New Age'i mõned õpetused räägivad, et tegelikult on ikkagi fakt on see, et maailm meie ümber töötab nii, et sinna, kus sa paned töö ja ressursi ja vaeva sisse, siis sealt tuleb ka alati ka tulemus. Et see kergusega tulemuse saamine ei ole tavaliselt see tulemus, mida oodatakse, et küsimus on küll selles, et sa saad alati nagu tööd võtta kergusega. See on nagu see, kuidas sa enda jaoks teed raske töö kergeks, see on alati tehtav. Aga palju New Age'i räägib ka sellest, et kuidas kõik peabki kerge ja mõnus olema, et seal on alati see trikk, et paratamatult muutus ei saagi toimida kergelt, see peabki nagu raskelt käima alati. Ja siis ongi see koht, et siis peab nagu töö ja nagu vaeva ja efforti sinna sisse panema ja distsipliini hoidma ja ennast nagu üles töötama. Ja siis ei ole enam ka see koht, et sa kuskilt nii kui sa midagi lõpetad alla tagasi kukud, vaid sa jäädki sinna ülesse, sest sa oled nagu ennast ise üles töötanud järgmisel levelile. Ja siis oled ka valmis uute asjade jaoks ja see pinnas on palju tugevam, kuhu ka uued asjad saavad tulla. Aga no ma tahaks arvata, ma ei ole ise nüüd müstikakoolis käinud, aga mul on selline tunne, et mul on aeg aeg on küps, aga neid praktikaid ikkagi peab ju tegema, et ma praegu kuulan, et justkui, et sa jääd mingile tasemele. Minu kogemus on see, et kui sa ikkagi lased ikkagi mingi mõned kuud jätad vahele, siis tegelikult võib vabalt nagu alla ka kukkuda nii-öelda. Seal on, sul on õigus jah, aga seal on veel ka selline asi, et alati on progress, alati on areng ja ka praktikates on alati areng. Ja mida ma selle müstikakooli kuningas Salomoni liini puhul olen, mis on väga kihvt nagu taibata ja näha ja märgata, on see, et kui sa oled ühtede praktikatega ennast kuskile nagu valmis töötanud või kuskile levelile jõudnud, siis sa oledki valmis nagu uute saamiseks ja uued praktikad, mingid on sellised, mis kirjutavad nii-öelda eelmised üle. Et nende energia on juba võimsam ja kui sa oled valmis neid kasutama, oled piisavalt siis endaga nagu tööd teinud ja valmis neid vastu võtma, siis sa saad mingis mõttes, mingi osa saad nagu eelmistega asendada, sest nad tegelikult täidavad sama eesmärki, nad on lihtsalt jõud, on võib-olla võimsam, mingid tehnikad teistmoodi natukene ja töötavad mingil teisel tasandil lihtsalt. Et seda ma olen nagu märganud ise kogenud ja et see on kihvt, ehk siis ei ole seda asja, et kui sa kogu aeg õpid ja arened juurde, et siis sul on lõpuks mingi 100 asja, nagu, mida sa iga päev pead tegema. Et ikkagi mingi osa sa saad nendest asendada ja tulevad uued asjad ja sükene mitte ainult sinu, see ei ole pidev nagu areng, vaid ka tööriistad arenevad koos sinuga. Nojah, aga jah, ma arvan, et see point on ikkagi see, et tegelikult sa ilmselt, see soov või sa hakkadki tegelikult arened pidevalt edasi ja võtad mingeid uusi nagu praktikaid siis enda ellu. Just, ja see on ikka uskumatu sügavus, mida see kool pakub, et on nagu täiesti, ma niimoodi õrnalt nagu tajun, et mis meil seal toimub, aga ma tean, et mul ei ole veel õrna aimugi, kui sügavale selle asjad lähevad. Oota, kaua sina alustas 2018? 4 aastat tagasi siis? Jah. Ja siis sa vahepeal, ma tahtsin tulla tagasi, et kas sa proovisid siis, katsetasid nii-öelda selle plant medicine'iga ja neid asju ka proovisid, ajahuskast korra rääkisid? Jah, see oli nüüd enne seda, aga ma selles mõttes vahepeal olen ikkagi nagu, on olnud selliseid kohti ka, mis on täiesti tavaline ja normaalne, et ma olen müstikakoolist ka vahepeal nagu ikka kõrvale vaadanud, et ma ei taha, ma arvan, et
ma arvan, et ma ei ole ja ma kindlasti ei taha olla ka niisugune nagu fanaatiline tüüp, kes nagu ainult ühte asja kummardab. Et ma olen avatud, käin ringi, vaatan, testin muid asju ka ja ma olen ka müstikakooli osas väga skeptiline vahepeal olnud ja testinud ja aga noh, see on kõik protsess olnud ja ma olen sealt kõik nagu läbi tulnud ja see on kõik vajalik olnud. Et aga igasuguste abivahendite siis, mis erinevad nagu meeleseisundid muudavad, erinevad taimed, nendega ma olen nüüd täiesti lõpparve teinud siis aastast 2019 vist või. Et midagi ma veel katsetasin, proovisin, aga noh, ei tööta ja ei ole vaja enam, et ja noh, nendega on see ka, et sellest tegelikult palju ei räägita, aga igasuguste ainetega on see, et noh, ülikriitiline on, kuidas ruum on hoitud ja kes seda ruumi loob ja kuidas see kõik organiseeritud on, kes see šamaan seal on ja sest täna see on hästi suureks businessiks läinud ja tegelikult taimed teevad seda, et nad avavad väga palju ja tihti šamaan ise ei pruugi ka aru saada, mis seal ruumis tegelikult toimub. Ja see on tegelikult, inimesed annavad väga palju ka oma väge ära nendele taimedele, et kui nad ei ole nagu, noh, kuidas õige, kuidas traditsionaalselt on taimega on tööd teha, on see, et sa paned ta ise potti kasvama seemnest, paned taotlused juurde, räägid taga iga päev ja siis 4-5 aasta pärast, kui see taim valmis on, võib-olla siis küsid talt, suhtled temaga, küsid talt, kas on okei, kas me saame üksteist teenida või noh, mina olen sind teeninud, kastnud sind, hoidnud on ja kas sul on mulle midagi vastu anda, noh, kuidagi nagu selliselt läheneda ja siis on see koht, on ju, kui ta ütleb sulle jah ja kõik on nagu hästi, et kas sealt on mingit arengu kohta, mingit teenimise kohta, siis on nagu kõige õigem selle taimega midagi koos teha. Aga selliselt, et see allikas on keegi kuskil kasvatas, täpselt ei tea ja siis keegi kuskil transportis seda ja siis on veel ruumihoidja, keegi kolmas ja täpselt ei tea ka, mis kogemused tal taga on, et noh, see on tegelikult, tehakse väga palju asju valesti ja ma ise kogesin ka seda, et ma olen, ma ei tea, 4-5 Ayahuasca tripil käinud. Ma selles mõttes nagu esimene Ayahuasca trip avas minu jaoks ka väga palju. Et seda, kuidas see nähtamatu maailm välja näeb ja mingid nagu sellised kohad. Aga ikkagi ma ise nagu ei soovita. Ja ma ise märkasin ka, et kui ma müstikakooli asjadega hakkasin töötama enda kallal, siis mul oli üht-teist küll nagu lahti lasta mingid taimedega seotud asjad, mis olid mul küljes või noh, ühesõnaga tuleb väga teadlikult ja ettevaatlikult selles suunas nagu tegutseda. Ja ma olen ka nõus ja mulle väga meeldib, et sa selle nagu üldse üles tõid, et ma arvan, et see on täna kuidagi läinud nii populaarseks ka ja hästi kuidagi levinud, et ma pigem ise ka ütleks inimestele, et suhtuge pigem nagu skeptiliselt. Et noh, jah. Et see on nagu fun ja võib välja näha nagu siuke fun ja äge aga ta on ikkagi lõpuks shortcut ja selline kiire nagu näitamine, aga ta ei pruugi olla tihti lahendus ja ta võib ka täiesti valesse suunda nagu need lahendused näidata, et No mina olen ka seda kogenud või noh, see, mis ma olen näinud, ma ei ole ise nagu noh, selles mõttes, ma kunagi ammu, ma ei tea, 15 aastat tagasi vist, 10, ühe korra tegin ja siis sellega mu kogemus on piirdunud, et ma ei ole nendesse asjadesse, mulle endal jah, siuke nagu isiklik kogemus puudub, see oligi ainuke. Aga no ma arvan ka, et see ikkagi siukest nagu päris elu, see, mida ma näen kõrvalt, noh, ta ei muuda ära. See ongi nagu shortcut, et sa saad korraks selle kogemuse, küsimus on see ka jällegist, et mis sa siis, what's next, et mis sa siis edasi teed peale seda, on ju, et just, ma olen, noh, ma ei tea, üksikud korrad võib-olla ma olen näinud, kui on mingisugune tõesti, noh, taim näitab jällegi nagu mingit seda kohta, mida ise ei pruugi näha võib-olla, aga noh, tihti ego tuleb kohe vahele peale seda, kui sealt
sellest imelisest armastuse energiast nädalavahetusest nagu iga päeva ellu tuled, ja siis oled jälle nagu istud oma arvuti taha maha ja väga kiiresti lähed tavalistesse mustritesse tagasi ja siis juba 3 kuu pärast on juba järgmist pauku vaja, et on ikkagi ta võib olla mingi asja jaoks omal kohal, näiteks ma ei tea, LSD-d vangidele on ja see on ammu olnud teema Ameerikas ka, et ja mingid vanglad nagu reaalselt vist kasutavad, kui ma õigesti mäletan, või haiad kuskil nagu kasutatakse selleks, et tõesti, kui sa oled ikkagi nagu väga halvas kohas kogu oma mustrite ja eluga on ja siis mingisugune abivahend näitab sulle korraks, mis tegelikult universum nagu tähendab ja mis tegelikult maailmas veel toimub, on ju. Et sellises kohas ta võib-olla on nagu ainult ühe korra, on ju, et võib täiesti nagu dramaatiliselt inimest muuta, nii et ta saab uuesti iseennast jalule, väärtushinnangud kõik täiesti ümber nagu. Aga mul on selline tunne, et see näide, millest sa räägid, vaata, et ma ei tea muidugi, ma esimest korda kuulen, aga mul on tunne, et see on selline nagu kontrollitud environment, mis see on siis nüüd keskkond. Et et kui see tehakse kuidagi nagu nii-öelda mingis mõttes natuke süsteemselt, et pärast suga tegeletakse edasi, võib-olla siin toetatakse mingi teraapia, mingite grupisessioonidega, et ta ongi nagu selles mõttes, et see ei ole see, et sa oled ära ja siis lähed mine enda ellu tagasi ja keegi we forget about you. Et sellises keskkonnas mulle tundub, et see võib tõesti nagu toimida, et kui seal on nagu mingi aftermath ja pre-math ka nagu. Just see kindlasti toetab ja aitab hästi palju juurde. Ja väga põnev. Nii, aga räägime siis natuke nüüd lähemalt sellest, mis seal müstikakoolis ikkagi toimub. Ma sain aru, ma kuulsin, et sa käisid Torontos, kuskil Kanadas oled, siis kuidas sa sinna saaksid? Kas neil on üldse mitu mingit keskust üle maailma või kuidas Ma saan aru, et Eestis on ka keskus, räägime äkki Eestist kõigepealt. Eestis meil keskust veel ei ole, loodetavasti tuleb millalgi, aga meil on, selles mõttes meil on nagu ruum olemas ja siis ka kuningas Salomoni tehnikatega loodud ja kristallitempel ja see on meil, selline staap on meil olemas, kus me teeme klasse ja töötubasid ja tervendussessioone. Aga Eesti on veel nagu keskuse jaoks on veel liiga väike, et selleks peame veel kasvama, aga muidu suuremad keskused on müstikakoolil on siis lääne poolel on Torontos ja siis selles Florianopolises Brasiilias. Siis midagi natukene suuremat on Aafrikas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja siis Londonis on suur nagu siis keskmaa keskus või Euroopa keskus nii-öelda. Ja siis on ida pool on keskus Tokyos. Et see ida pool toimetab, idatiib toimetab täitsa nagu seal on veel selline omaette süsteem. Et põhiliselt siis Euroopa ja Ameerika on nagu lääne poole all. Ja siis on, et seal toimuvad siis suuremad programmid ja väiksemad töötoad on siis erinevates nagu sellistes väiksemates kohtades, stiilis nagu Eesti ja meil on vist üle 70 riigis on nagu sellised, kus on keegi giid on koha peal, kes saab siis ise väiksemaid asju teha. Ja siis on veel umbes üle 100 giidi on meil koolis üle maailma laiali ja siis tervendajaid, kes teevad eluaktivatsioone ja teisi siis sessioone, neid on, ma arvan, et tuhandetes üle maailma. Et selline nagu sükene struktuur on meil seal ja see ongi, minu jaoks on ka ülikihvt ja ma olen ülitänulik selle eest, et on selline mingisugune kool, mis pakub nagu väga sügaval tasandil vaimseid teadmisi, praktikaid ja kogu seda nagu energiatööd ja samal ajal on ta nagu väga võimsalt ära struktureeritud. Et see aitab nagu niivõrd palju juurde, sest maailm on meil tegelikult puhas hierarhiate süsteem ja struktuur nii siin füüsilises kui tegelikult veel rohkem ka vaimses maailmas. Et nähtamatus maailmas on kõik puhas matemaatika tegelikult ja numeroloogia ja püha geomeetria
ja hierarhiad. Ja selleks, et ühesõnaga siis mida paremini on struktuur paigas, seda paremini, seda lihtsamalt saab ka energia läbi selle voolata. Et see on see nagu niisugune võlu seal juures ja noh, seda on tulemustest näha. Aga nüüd ma mõtlen, räägime ikkagi sellest siis nendest 7 printsiibist. On need printsiibid või mis need, et millal see põhineb, et kogu see nagu müstika koolide siis nagu, mis see baas siis on ju? Jah. Müstikakoole on kokku üldse 7 maailmas, aga 6 neist on suletud ja nad kõik siis asutati, no tegelikult oli 7 oli suletud, aga 97. aastast on see 7 siis kõigile avatud, et inimkond jõudis teatud tasemele, kus oldi siis valmis nagu neid iidseid saladusi, mis on olnud läbi aegade saladuskatte all, et neid siis nagu vastu võtta ja rohkem praktiseerima hakata. Ja tegelikult on olnud veel ajaloos, on olnud üks müstikakoolidest avatud Egiptuse ajal ja Londoni oma oli ka mingi aeg. Ta tuleb siis, kuningas Salomon oli see hästi, hästi tark ja võimas maag ja kuningas, kes siis tegi sellise asja, et ta kogus kokku, ta tegi tolleaegse ühe maailma suurima teadusliku eksperimendi. Ta kutsus kokku üle maailma siis 20 000 inimest, kõik šamaanid, teadjad, selgeltnägijad, tervendajad, kõik üle maailma erinevatest kultuuridest, erinevatest traibidest ja kaardistas ära, mida nad oskavad ja mis töötab, mis ei tööta. See oli umbes 30 aastat kestis pikk ja hästi suur eksperiment ja põhimõtteliselt ta võttis ära, kaardistas ära kogu maailma nagu sellise praktikat, süsteemi nagu teadmised, mida kasutatakse, mis töötavad ja lisaks oli tal teadmine ka siis ja tarkus ja inimesed seal tema ümber Hermetixi liinist, mis on siis 8000 aastat tagasi läheb Hermes Trismegistuseni, kes selle kõik nagu maa peale tõi ja ära struktuuris. Lisaks võttis siis sealt veel teadmised ja praktikad ja siis kombineeris, pani need kõik kokku, testis jällegi läbi, mis töötab, mis ei tööta, mis nagu sellised universaalsed iga inimese peal nagu tulemust toovad ja siis struktueeris need kõik omakorda ära, et sealt kasvus välja siis iidne sessioon, eluaktivatsioon, mida ma teen ja Eestis veel 6 terapeuti või 6 tervendajat teevad. Ja siis ka müstikakoolid, et struktueeris kõik need teadmised ka müstikakoolidesse ära ja igale osale pani siis oma nagu vastutusala. Ja siis jah, sealt nagu asi läks edasi. Aga kõik see nagu need teadmised ja praktikad, nad põhinevad siis ja Hermetixi liinil, mis omakorda põhineb 7 printsiibil, kuidas universum meie ümber töötab. Et need printsiibid on jah, omaette väga huvitavad ja need on nagu, need võib vaadelda niimoodi, et ta on üks viis, kuidas universumit nagu tajuda ja vaadata, aga samas kuna see on hästi-hästi huvitav, et need printsiibid kirjeldavad universumit selliselt, et seal ei ole nagu inimmõistusel nagu mingit sekkumise kohta olnud. Et ta ei ole nagu, kui need tükkideks võtta need printsiibid, siis seal ei ole nagu mingit kohta, et inimmõistus oleks saanud seal kuidagi sekkuda ja midagi juurde luua. Ja seda kinnitab ka see fakt, et need samad printsiibid on läbi aegade olnud erinevates religioonides, erinevates kontseptsioonides, nendes siis teistes müstisismide nagu liikumistes, igal pool on need olnud ühel või teisel moel rohkem või vähem nagu esindatud ja ka New Age räägib üha rohkem tegelikult, kui nagu sügavamalt New Age'i õpetustesse sisse minna, siis need kõik nagu tuginevad nende samadel printsiipidel. Et nad on nii sellised nagu fundamentaalsed ja universaalsed, et lihtsalt vaatad peale ja tõde, et ei olegi seal muud nagu tõlgendamisvõimalust. Aga mis see Hermetix on?
kas see ongi see 7 printsiipi, ma saan aru, et need on natuke nagu... No need 7 baasprintsiipi, aga seal on tegelikult palju rohkem peal. Aga noh, Hermetics vist tuleb selle sama nagu mehe nimest, aga seal noh, kogu see Hermeticsi moodustavad siis sellised iidsed kirjatükid nagu Kibalon ja Book of Emeralds, ühed vanimad kirjutised üldse, mis leitud on, kivisse raiutud ja et nendest netist natukene leiab, aga noh, Google'iga on ka see koht, et sealt tasub ka korralikku filtrit peale hoida endal, sellist skeptisismi filtrit, et tihti Wikipedia ja Google räägib ka seda, et kuidas noh, ühesõnaga mingid moonutused võivad sees olla. Et see on ka huvitav nagu, kuidas müstikakoolis ka päris palju tarkust antakse edasi ainult suust suhu, sellepärast, et kehtib ikkagi see reegel, et kirjutaja kirjutab ajaloo. Et see on alati igal pool sees. Aga jah, kui nendest 7 printsiibist rääkida, siis seal on sellised asjad sees, et all is mind, mis tähendab seda, et me kõik loome ise oma universumit, me manifesteerime oma elu, oma mõtetega, oma tegemistega, oma tegudega ja erinevatel tasanditel, nii meie indiviidi tasandil kui ka kollektiivse mõttetasandil, kollektiivse alateadvuse, collective consciousness, kui ka sellel tasandil, et sinna, kuhu paneme energia on ja sealt tuleb looming ja see manifesteerub. Siis mäleta, mis ta nüüd nimi oli, aga põhimõtteliselt ja see reegel, et as above, so below, as within, so without, mis tähendab seda, et nii nagu meie sisemaailm on, nii me peegeldame seda ka endale väljapoole ja see tegelikult on seotud ka eelmisega väga hästi, et nii nagu see, mida me mõtleme, seda me tegelikult ka juba loome, kui me paneme sinna sõna taha, siis me anname talle veel rohkem jõudu. Ja nii nagu füüsilises maailmas, nii ka mittefüüsilises, et see on ka omavahel peegeldused ja seotud omavahel. Siis on law of vibration, tähendab seda, et kõik on pidevas liikumises alati, kõik muutub kogu aeg, kõik liigub, kõik on ja seda ka nii füüsilises kui nähtamatus maailmas alati, ükskõik kuhu me vaatame, on mingisugune liikumine ja seda ka aatomi tasandil, näiteks prootonid ümber aatomi, kui ka nii mikrofüüsilises maailmas kui ka makrofüüsilises, igal pool on alati liikumine. Siis on principle of polarity näiteks. Tähendab seda, et me elame mitte duaalses, vaid polaarses maailmas. On siis see, et kui me vaatame paneme nagu läheneme mingisugusele ühele fookuspunktile, siis tal on alati 2 polaarsust. Külm-soe näiteks, armastus, vihkamine, külm-soe on temperatuuri 2 poolt, on ju. Armastus, vihkamine on suhte 2 erinevat polaarsust. Ja vahel ja tihti vahel me peamegi kogema need mõlemaid polaarsused selleks, et tulla tagasi keskele või otsida seda nagu tasakaalu seal või selleks, et teada, mis on õige või mis on vale. Et see on meil ka igapäevaselt nagu sellised challenge'id ja õppetunnid ja kogu aeg puutume pidevalt selle sama reegliga kokku. Law of gender tähendab seda, et igas aspektis, igale poole, kuhu me vaatame, on mees- ja naisarhetüübid esindatud. Meesenergia või meesarhetüüp on struktuur, konkreetne, sirgejooneline suund, selline progressiivne, selline jõuga forsseeriv, versus siis naispool on selline voolav, kiiresti kohanev, kurviline, sükene õrnem, tunnetuslik. Et need aspektid on ka igal pool läbi erinevate dimensioonide, nii materiaalses kui mittemateriaalses maailmas olemas. Siis on veel karmaseadus, et see, kuidas me siis, millised otsused me teeme,
need tegelikult käivitavad mingisuguse ripple efekti ja see tuleb kõik tegelikult tagasi ja see on siis law of cause and effect, et igal põhjusel on oma efekt ja igal efektil on oma põhjus, et need on ka kõik nagu seotud omavahel. Law of pendulum tähendab seda, et kõik käivad mustritega, kogu liikumine käib mustritega, alati me käime kuskilt ühest kohast nagu teise ja see on ka igale poole, kus me vaatame, me saame selle siis seaduspärasuse või põhiprintsiibi ära tunda, et see on nii majanduses on see esindatud alati nii väiksemates mustrites, aastased tsüklid näiteks, või 4-aastased tsüklid või siis 10-aastased tsüklid, et sellest on majandusteooriaid väga palju kirjutatud, kuidas kõik üles-alla käib kogu aeg. Meie enda suhted käivad alati üles-alla, meie enda emotsionaalne seisund käib pidevalt üles-alla, et ka ükskõik kuhu me vaatame, on alati see pendulumi efekt on ka esindatud. See ongi see nagu pendel just kui ühest äärmusest teise. Jaa, ta on niisugune swing on ja niisugune käib kogu aeg. Ja nüüd ja alati on nende seaduspärasustega on see, et siis, et kuidas need praktikasse panna, et kuidas nagu oma enda elu läbi nende juhtida, et siis iga selle põhimõttega kohta saab küsida, et kuidas ma siis seda nagu enda kasuks või enda teenimiseks või teiste teenimiseks saan kasutada. Pendulumi jaoks on lihtsalt see teadmine, et kui mul on mingi madal hooaeg, siis see teadmine, et ma tean, et see praegu on teadvustamine ja tegelikult see on kõik mööduv. Ja siis, kui on mingi kõrghooaeg, siis lihtsalt täiega peale anda, et nii palju seda lainet ära kasutada ja seda jõudu ära kasutada, kui on ja jällegi teenida. Samamoodi majandustsüklid, et investeerida siis, kui on hea aeg ja tegelikult investeerimise mõttes on investeerida pigem siis, kui on kõik müüvad, kui on halb aeg. Ja müüa siis, kui kõik ostavad. Et jah, turgudel igal pool on need esindatud ja siis ja ma ei ole ka, miks mulle ka müstikakool meeldib, ma ei ole näinud ühtegi õpetust, ühtegi joogat, ühtegi asja, mis kõiki neid 7 nagu printsiipi korraga vaataks ja mis nendest lähtuks. Et sellepärast on ka, kuna ta ongi kuningas Salomoni liin tulebki Hermetiksi liinist, siis see ongi see ja sinna on igatpidi sellesse struktuuri ja süsteemi on sisse kodeeritud need samad 7 printsiipi. Tegelikult sinna peale on veel ehitatakse, saab palju rohkem need printsiipe veel ehitada. Aga need on need nagu siis kõige fundamentaalsemad. Väga-väga põnev. Ma nagu kuulasin, siis mul käis ka nii palju, nagu sest mul nii palju erinevatel praktikatel käinud ja ka igast eri aspekte nii-öelda läbi proovinud on ju erinevaid teraapiaid ja praktikaid ja nii edasi, et aga ma ise ka ringiga jõuan alati sinna, et tegelikult vahet ei ole, mis need praktikad on, need võivad olla vaimsed või teraapiad ongi nagu väga nii-öelda ratsionaalsed või pigem siuksed arstilikud natuke isegi on, et need on natuke vastandlikud, teaduslikud ja et aga samas ma olen aru saanud, et kõik tegelikult viivad lõpuks nagu ühte kohta lihtsalt nagu natuke eri teed pidi on ju, aga need nagu mingid printsiibid on kõigist tegelikult nagu samad on ju, või siis ongi, et kasutavad siis mingit ühte ongi polaarsust, kogu see divine masculine and feminine, see sama Sigriti raamat näiteks räägib cause and effectist peamiselt ja siis all in mind ja rohkem seal minu mäletamist mööda ei olnud esindatud. Et aga tegelikult on need kokku 7 ja... Aga kuidas see müstikakoolis, mõtlen, kuidas need praktikad on, et ikkagi, selles mõttes mulle tundub, et kas on mingid praktikad, kus on kõik 7 printsiipi koos või ikkagi need on nagu erinevad praktikad, mis tegelevad erinevate nii-öelda aspektidega siis või erinevate... Jah, väga hea küsimus, et nad on ikkagi erinevate aspektidega, aga kui täiskompotti vaadata, siis ta on nagu selline komplektne üks tervik, jah. Aga muidu on ikkagi erinevad praktikad, tööriistad on erinevate spetsiifikate jaoks. Ja mis veel on väga kihvt müstikakooli puhul, mida ma ka teistes kohtades olen erinevates liinides võib-olla on ta nagu rohkem esindatud, sest see ongi liini ülesanne, on see, et elimineerida igasugu meelest ja egost tulenevad segajad
ja igasugune mustmaagia ja tumedused, mis tihti ka alati seal, kus on suurem valgus, sinna tuleb ka suurem pimedus. Et see on seesama polaarsus. Ja meie ülesanne on siis inimeste ülesanne, kuna me oleme valgusolendid, on nagu discernment, ehk siis vahet tegemine, hinnangute vaba vahet tegemine. See on ka, mida müstikukool alati õpetab, et me ei ole siuke guru nagu mentaliteeti propageeriv, et kuulake, mis see vend räägib ja siis tehke järgi, vaid üks põhimissioone, põhiasja, põhi selliseid oskusi, mida me tegelikult siia maale ka nagu õppima tuleme, ongi, eesti keeles ei ole sellele head vastet, aga discernment on siis see asi, et vahet tegemine ilma hinnanguta, nii et sa võtad mingisuguse info sisse, sa saad aru, kas see teenib sind või kas see teenib teisi, kas see on valguse teenimiseks või on see pimeduse teenimiseks. Ja sa võtad mitte ainult ühte infot, vaid võtad neid erinevatest kohtadest võimalikult palju sisse ja siis ka mitte ainult meele pealt, vaid kombineerid, paned tunnetuse kokku, paned oma meele, paned oma analüüsivõime, paned kõik nagu kokku, on ja kõik oma selle nagu discernmenti oskuse siis treenitud oskuse rakendad siis selle kõige õigema otsuse tegemiseks. Ja siis see on ka see, mida just müstikukool väga võimsalt treenib, aitab treenida ja toetab ja võimendab, et seda oskust meil oleks võimalikult palju rohkem, et me ei peaks kõiksugu nagu mõttetud ämbreid läbi kolistama selleks, et kuskile nagu õigesse kohta või soovitud kohta jõuda. Ja siis, mis ma tahtsin öelda, et ma ei ole kuskil nagu koolkondades või teistes õpetustes näinud nii sügavat pühendumist siis ego ja meele nagu tööle ja selle siis õigeks rakendamiseks. Et mul on päris hästi hea nagu selline näide või võrdlusmoment tuua, kus on siis see selgeltnägijate kool Peterburis, et nad teevad kõik nagu jumala ägedat asja, nad tõesti väga, väga kihvtilt töötavad ja metafüüsikas on nad väga kõrgele arenenud, kõik telekinees ja asjad ja tõesti jumala ägedalt, aga neil on seal üks oluline asi on puudu, see töö just nagu nii õpetajate egoga kui ka nagu õpilaste egoga. Et seda ma ise tajusin ja seda ma olen ka kõrvalt arvamusi kuulnud. Sa õppisid seal ka või? Ma olen seal mõnes töötoas käinud ja see oli ka tõesti, seda ma katsetasin ka müstikukooli kõrvalt vahepeal. Et ja see oli tõesti, toimis täiega. Aga jällegi, kui nagu sügavamaks minna, sest minu jaoks oli see error, et seal ei ole sellist jällegi süsteemi, kuidas nii õpetajate egod seal elimineerida, igasugu segajad ja ohukohad on ja riskid. Sest see on hästi suur risk, et kohe, kui tuleb nagu suurem autoriteet ja suurem jõud ja saad mingisuguse ägeda praktika endale selgeks ja avastad, kui võimsalt see töötab, siis on ego on kohe kohal. Ja need riskid peab olema maandatud, sest ego kasvab, areneb koos meiega, kõik tumedad jõud kasvavad, arenevad ja nendest peab olema mingi siis infotehnoloogias või selles finantstehnoloogias on see compliance on see levinud sõna ja riskide maandamise erinevad metoodikad, et need peavad vaimses maailmas ka väga tegelikult paigas olema. Absoluutselt. Aga ma mõtlen, et kui minul nüüd või ükskõik kuulajal, vaatajal on huvi, et mis see next step on, ma saan aru, et sa paar korda kasutasid mingit sõna, mida peab nagu, kas ma pean midagi nagu läbi tegema enne, kui ma saaksin sinna müstikakooli tulla või mis ma üldse tegema pean? Jaa, need esimesed sammud on tavaliselt sellised, et kõigepealt erasessioon, siis eluaktivatsioon, mis juba iseenesest on päris võimas ja äge ja ta on selline sessioon, mida ma ei ole ühtegi teist kohanud, et ta avab hästi palju, ta on suhteliselt sükene universaalne, ta töötab meie vaimse DNA-ga, et seal tuuakse valgus meie vaimse DNA punktidesse või spirituaalne DNA, et meil on kõigil need punktid olemas ja spirituaalse DNA
punktid olemas, aga nad on nii-öelda justkui nagu uinunud olekus nii kaua, kuni ei ole seda DNA aktivatsiooni või eluaktivatsiooni tehtud. Ja siis peale seda sessiooni tavaliselt on inimestel on nagu mingid asjad on liikuma läinud, mingi blokeeringutest vabanemine on toimunud, midagi täiesti uut on selgunud, taipamised, elu on kuidagi jooksma läinud, noh, see on, efekt on hästi erinev igal ühel. Aga fakt on, et seal muutus toimub. Ja sellist edasi järgmine samm on siis töötuba, 2-päevane töötuba koos initsieerimise tseremooniaga ja siis see töötuba on selline, kus kui selle sessiooni käigus mina teen siis kliendile, loon ruumi ja teen selle sessiooni, siis peale seda töötuba siis inimene saab enda kätte terve pagasi tööriistu, millega iseennast tõsta, millega ennast enda ümber ruumi luua, kas siis, ja need on hästi praktilised, sa saad ka nagu oma ärielus neid kasutada, siis millega abi küsida näiteks, millega ennast kaitsta segavate energiate eest, oma meelt puhastada, meditatsioonipraktikat, 9 erinevat sellist siis iidse väega praktikad, mis nagu sind ennast ka tõstab ülesse ja teisi sinu ümber. Ja initsieerimise tseremoonia siis on veel, annab selle nagu siukse veel väe taha, veel lisaväe. Et meil on tegelikult siin nähtamatus maailmas on selline jõustruktuur nagu valgushierarhia olemas. Ja need on siis ka esindatud erinevates koolkondades, ka religioonides osa neist, aga müstikakooliga see valgushierarhia töötab siis otseselt koos, see on ka siis läbi kuningas Salomoni liini ja see on siis potentsiaal ja jõud, mis on üks vähem kasutatav potentsiaale üldse inimkonnas. Et nad on meie jaoks siin, nad on selleks, et me neid alla kutsuksime, abi küsiksime, kasutaksime neid. Nad on meie vennad-jõed nii-öelda, siis vaimsed vennad-jõed ja meie teenimise jaoks siin. Ja initsieerimisega siis luuakse nii-öelda otse telefoniliin nendega. Ja ma just kogu aeg mõtlesin, mis see tähendab, et hästi palju kasutad seda sõna mul mingi, et nii põnev, et aga nüüd ma siis saangi aru, et see ongi see. Jaa, et tegelikult jah, selle initsieerimisega veel palju muid asju juhtub ka, palju rohkem kaitset ja väge ja aga siis see otse nagu telefoniliin on ka see, mis selle käigus nagu siis juhtub ja peale seda kõik need praktikad saavad nii-öelda veel nagu lisa sellise jõu taha, väe taha. Väga vinge. Ja ma saan aru, et Eestis on kohe varsti see tulemas see 2-päevane töötuba. Jaa, Eestis on 24-25 septembril on siis töötuba nüüd tulemas. Et kes tõesti, keda kõnetab, siis olete kõik oodatud. Aga kus infot saab? Infot saab Facebooki lehed, Müstikakool, Mystery School Estonia, saab minu lehelt saab infot otse mulle kirjutades, otse helistades. Et jah, kui otsida, siis leiab. No siin muidugi aega natuke vähe jäänud, et ma saan aru, et sa pead siis, või palju inimesi Eestis teeb seda eluaktivatsiooni? See peab olema tehtud enne, jah? No ta ei ole niisugune tingimus, et okay. Ta on niisugune soovituslik. Et aga jah, hästi soovitada on see ära teha. Eestis jah, on umbes 6 inimest, kes teevad need eluaktivatsioone. No see on jah võib-olla hea teada, kuna praegu on aega vähe jäänud, et kui kedagi kõnetab, et siis võib ikkagi kohale tulla, et just. Ja mystikakool.ee leht on ka olemas, just värskelt sai siis uus versioon üles ja eluaktivatsioon.ee on ka olemas. Sealt saab ka rohkem juurde lugeda, uurida kogu selle valdkonna ja tehnikate ja siis on muidugi rahvusvaheline sait Modern Mystery School int.com ehk siis nagu international. Ja paneme kindlasti kirja ka, et keegi, kes kuulab, ei pea praegu muretsema või et saab selle info podcastilt kätte. Ei tea, kas sinul on mingeid mõtteid veel, mida sa tahaksid jagada? Jaa, et mis ma märganud olen, on see, et
inimesed üha rohkem otsivad, et seda on hästi kihvt tõdeda ja hästi kihvt näha ja noh, globaalsed muutused ja kogu energeetika ja tegelikult toetab seda, et jällegi me praegu, kui seda sama pendulumi nagu reeglit vaadata, siis me praegu siseneme sellisesse majanduslikult keerulisemasse olukorda, me just tuleme kuskilt kõrgelt ja siseneme keerulisemasse ja see on hästi vajalik protsess, et sealt hoopis teiselt tasandilt palju kõrgemalt välja tulla, aga nüüd selleks, et sellega toime tulla, selleks on jah, siis on müstikakool olemas, on väga palju muid asju ka, et aga noh, inimesed jah, eks nagu kõik nagu proovid, peavad nagu vaatama, mis neile sobib, mille jaoks, mis töötab, mis ei tööta. Mina olen jah leidnud, et see müstikakooli pakutav on, noh, minu jaoks on ka hästi oluline, et seal on noh, maailma tipud, et see kvaliteet on ikkagi maailma üks tippusid ja kogu see struktuur seal juures garanteerib selle ja ajalugu ja kõik on nagu selle nimel, et kvaliteeti hoida. Aga loomulikult, kellele mis töötab, et õige on enda käest küsida ja kas see teenib mind või mitte. Ja siis ka vahel ka vaadata, kust see vastus tuleb, et vahel tahab ka ego sinna vahele öelda, et jaa, muidugi teenib, aga tegelikult alati saab seda sama küsimust ka sügavamal tasandil küsida. Et alati minna sügavamale, et veel küsida, et kas see teenib mind, kas see on minu ja maailma hüvanguks ja inimeste hüvanguks ja kõrgemaks hüvanguks. Et jah, see nagu kasvamine ja eneseareng on praegu väga progressiivselt liigub edasi ja mul on hästi suur selline au ja tänulikkus, et ma saan seda võimalust ka inimestega jagada ja olla olemas selle jaoks. Ja, see on väga sulle ka, aitäh, et sa oled olemas. Aitäh sulle ka, et võimaldad seda veel teistmoodi ka jagada. Igal juhul. Mul on hea meel, et sa oled siin, et me saame seda nii jagada. Aga mul tuli meelde vahepeal minu küsimus ka, et sa ütlesid, et 7 kooli oli, on ju, et nüüd on 1 alles. Ei, 7 kooli on, aga 6 on suletud, siis selles mõttes, mitte kinni pandud, aga kutsealusele nüüd. Et nad on siis nagu salakoolid nii-öelda. Et sinna saab ainult teatud tingimustel ja neil kõigil on oma kindel spetsiifika, et nad on selles mõttes, nad on sellised koolid, kus sa lähedki ja pühendad oma elu seal koolis teenimisele. Versus siis müstikakool, mis nimetatakse Modern Mystery Schooliks, sellepärast, et ta loob siis võimaluse neid samu iidseid praktikaid, teadmisi kõike kasutada selliselt, et sa ei pea töölt ära tulema, sa ei pea pere ära kuskile hülgama, et sa saad oma tavaeluga igapäevaselt ilusti edasi minna. Ta siis lisab nagu sellise lisaväärtuse ja terviklikkuse sinna veel juurde. Väga põnev. Räägi natukesest kogemust või kuidas sa sinna Kanadasse jõudsid või kas sa oled teistes koolides ka Brasiilias ja Tokios on ka, ma sain aru, et kas see on ka nagu siuke teistmoodi kogemus või kuidas või miks sa Kanadas just valisid käia mitu korda või? On muidugi jah, need suuremad klassid just Healers Academy näiteks ja siis üldse healerite, toimub iga-aastane ka healerite kokkutulek. See on ka nagu väga kihvt kogemus, kus põhimõtteliselt ja kogu läänemaailma nagu tipud on kõik koos ühes ruumis ja tervendajad ka seal ja see on hästi äge, hästi palju fun'i ja naudingut ja sellist õnnelikkust ja inspiratsiooni ja et seda on seal ka hästi võimsalt hoitakse ja tegelikult see on ka müstikakooli üks nagu väärtusi, et elu peab siuke puhas joy olema. Puhas nauding ja õnnelikkus. Täiega nõus. Et mingis mõttes see kergus või see New Age'i asi, et jah, see joy, ma usun sellesse ka. Just, et see New Age nagu räägib sellest kuidagi, ma ei tea, võib-olla isegi ei räägi, aga ta jõuab inimesteni nagu vales suunas kuidagi kohale. Et tegelikult sa saad iga väljakutse ka naudinguks keerata. Et see on see nagu, mida sellega öelda tahetakse. Mitte see, et sa oled nagu surnud kala, pead alati lainega kaasa minema ja vooluga kaasa minema. Et see ei ole
see ei ole tegelikult see, et vahel see on oli vaja ka hea vastuvoolu. illustreeriv näide. jah. Et vahel on vaja ka vastuvoolu toimetada, Mhm. aga seda saab kõike nagu läbi siis naudingu teha ja positiivsuse. Mhm. Et aga need keskused Torontos ja seal on lihtsalt suuremad keskused, et seal ongi suuremad programmid ja pikemad programmid. Mhm. Need toimuvad siis Torontos on kevadil ja sügisel, talvel tegelikult on ka midagi. Mhm. Ja siis on Brasiilias on vist ka sügisel programm, pikem programm, Londonis on ka samamoodi 2 korda aastas. Et need on siis need, Eestis on meil see Empoweri töötuba 2-päevane ja siis on ka väiksemad klassid, sellised nagu pühageomeetria, astraalrännak, siis Journeys of the Spirit on meil siin olnud 12 rassi, sellised spetsiifilisemad, aga umbes poolepäevased, umbes sellised. Aga suuremad programmid on siis kõik nagu keskustes, et see tahab rohkem korraldamist, rohkem energeetilist hoidmist ja jõudu ja seal on, tuleb see väga nagu ägedamad inimesed, palju rohkem tuleb kohale ja siukene väga tugev kihvt kogukond on seal. Et aeg-ajalt on hästi lahe seal koos käia. Annab veel seda powerit, väge juurde. Ja jagada ka kogemusi ja siis on veel, nagu koolis ikka, müstikukool on ka selles mõttes nagu hoiab oma professionaalsust, et seda ma ei ole ka kuskil teistes kohtades näinud, et on siis sertifikaadi hoidmine. Nagu teaduses ka arstid peavad ka oma vormis hoidmiseks siis aeg-ajalt ennast nagu näitamas käima ja treenima ennast ja oma musklit hoidma. Et müstikukoolis seda varemalt ei olnud, aga täna on ka nüüd see sisse viidud, et midagi ei juhtu, kui sa ei käi, aga kui sa tahad siis ikkagi kvaliteeti pakkuda ja kui sa tahad nagu müstikukooliga nii-öelda koos töötada, siis on seal ka tervendajatele on seal ka sertifitseerimise selline hoidmise nagu programm, kus peab korra aastas siis kohal käima selleks, et siis ka ongi kõik saavad kokku, vaatavad, võib-olla mingid uuendused käiakse üle, tehakse üksteisele sessioone, hoitakse ennast vormis, jagatakse, mis kellelgi kuidas juhtunud, et see on hästi palju hoitab kaasa kvaliteedi hoidmisele. Et ja lisaks on ka üks sükene lihtsalt paber on ja mida näidata mõnele eriti suurele skeptikule. jah. No aitäh, minul on igal juhul väga põnev, ma arvan, et see tuli täpselt õigel ajal minu ellu, et ma olen kindlasti kohal sel nädalavahetusel. Aga nüüd meil on, kuna podcasti nimi on No Limits, siis meil on selline küsimus alati külalistele, et mis No Limit sinu jaoks tähendab? Väga lahe küsimus. Minu jaoks esimene mõte oli kohe, et kui ma inglise keeles vastan siin, siis infinite expanding ehk siis piiramatu laienemine. Et me oleme kõik piiramatud, võimelised piiramatult laienema ja galaktilised olendid ja me ei ole kunagi kohal. Selles mõttes me ei saa kunagi valmis. Et alati on kaugemale, kõrgemale, laiemaks ruumi minna ja see ongi üks meie ka sellised nagu maiseid missioone, et me elame ainult ühe korra ja et võimalikult ägedalt ja efektiivselt ja kihvtilt ja õnnelikult seda oma keha tööriista ära kasutada selleks füüsilises maailmas siin opereerimiseks, et on meil nagu siuke tööriist antud siin. Ja siis ja koos temaga siis laieneda läbi kogemuste, läbi õppetundide võimalikult suureks ja võimsaks ja võimalikult palju ära teha. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh sulle ja aitäh meie kuulajad!